Tere! Minu nimi on Malle Rajangu ja ma kuulun mittetulundusühingu Vaikuse minutid tiimi. Ja Vaikuse minutid, me oleme selline organisatsioon, kelle sooviks on anda inimestele uskusi selle kohta, kuidas iseennast aidata emotsionaalsetes olukordades näiteks, et kui sul on tarvis, sa oled rahutu ja ärev ja sa tahad luua rohkem tasakaalu. Ja teine teema on, kuidas paremini keskenduda. Need on üsna ühesugused oskused, mis seda mõlemat protsessi inimeses saavad mõjutada. Ja täna me räägimegi keskendumisest. Räägime, kuidas inimene keskendub ja räägime ka sellest, kuidas nutikeskkond mõjutab meie keskendumist, sest et nutikeskkonnal on meie keskendumisele üsna tugev mõju. Ja mis asi see keskendumine siis on? Väga lihtsalt võib öelda seda, et lühidalt, et keskendumine on see, kui meie tähelepanu on suunatud. Ta on suunatud mingile kindlale asjale, objektile ja me hoiame seda tähelepanu seal. Ja võime ka küsida, et miks on siis hea keskenduda? Et kindlasti sa oled seda ka ise kogenud, et kui sa oled keskendunud, siis sa kõigepealt üldse oled võimeline asju märkama. Näiteks mängid jalgpalli või korvpalli. Kui sa oled mängule keskendunud, siis sa saad märgata, mida teised mängijad teevad. Kust pall tuleb, mida sina pead tegema. Aga kui su mõtted lähevad selle mängu ajal millegile muule, siis sa võid nagu selle millisekundi, millest sinu löögi headus sõltub, võid maha magada. Või siis, et kui sa oled keskendunud, siis on sul hea õppida, sest et sa suudad süveneda. Sa suudad süveneda ja omandada uusi teadmisi, sest uute teadmiste omandamiseks on alati mingit aega vaja. Et see esimene kiht on alati selline pinnapealne, et sügavamale minemiseks on vaja süveneda. Või näiteks kolmas näide, kus sa kasutad keskendumist, on see, kui sa räägid oma sõbraga ja isegi näiteks telefoni teel rääkides su sõber tajub selle ju ära, kas sa oled kohal selle jaoks, mis ta räägib, või sa oled hakanud vahepeal tegema midagi muud, et näiteks arvutis või telefonis mingeid muid asju uurima. Et see on äratuntav. Ja kui sa oled teise inimese jaoks kohal, siis sa lood ühenduse temaga. Et need on siis nagu erinevad näited, et kus me kasutame keskendumist. Ehk et võime öelda, et keskendumine on see, kui meie tähelepanul on fookus. Ma kirjutan selle üles, saame siit edasi minna. Me võime teha kohe ka ühe väikese katse. Praegu sa küll oled juba keskendunud minu jutule, aga proovi praegu, olles tasa klassis, proovi leida 3 erinevat heli, mida sa suudad eristada. Usun, et nüüd sa suutsid. Mina näiteks kuulsin oma hingamist, siin ruumis olevat projektori heli ja väljast mingit heli tulemast. Aga võib-olla sa suutsid ka tähele panna, et selleks, et seda 3 heli leida, sa pididki keskenduma, sa pidid hoidma oma tähelepanu ja see on väike pingutus. Ja. Me võime öelda niimoodi, et ma teen sulle nüüd ühe joonise. Ja ma lühendan selles joonises tähelepanu PP-ga. Et siis on mul lihtsam seda joonist teha. Kui sa oled keskendunud, siis su tähelepanul
sinu tähelepanul on fookus. Ja, ta on mingile kindlale asjale püsima jäänud. Ja selleks on 2 võimalust, et iseenesest sai õieti, ei saanud. Niimoodi. Millal keskendub tähelepanu, on ise fookuses? Siis, kui sul on huvi millegi vastu, kui midagi on sinu jaoks uudne, erinev või näiteks su tähelepanu läheb kohe millelegi, mis on nagu kõva, niisugune domineeriv asi. Ja teine võimalus, kuidas see tähelepanu saab selle fookuse, on see, et sina tahad seda. Ja see ongi nüüd, mis nõuab ka väikest pingutust. Ja nii ta siis olekski, eks ole, et keskendumine on see, kui su tähelepanul on fookus. Aga päris elus see nii lihtne ei ole, sellepärast, et meie tähelepanu, me kogu aeg nagu skaneerime, mis meie ümber toimub, meie sees toimub kogu aeg midagi ja me paneme seda kõike kogu aeg tähele. Nii et varem või hiljem võib öelda, et juhtub selline asi, et meie tähelepanu läheb mujale. Meie tähelepanu on mujal. Ja alles mõne aja pärast võib öelda, et sa märkad seda. Sa märkad, et su tähelepanu on mujale läinud. Kas sina märkad seda või võib-olla märkab seda näiteks õpetaja ja kutsub sind tagasi tähelepanu pöörama sellele, mida sa teed. Või sinu sõber ütleb, et kuule, ma tahan sulle rääkida oma asjadest, et ära nüüd mõtle nendest muudest asjadest, ära tegele praegu näiteks oma nutitelefoniga, et too tagasi oma tähelepanu meie jutule, jah. Et su tähelepanu läks mujale nutitelefoni ja su sõber või sina märkad, et ole hea, too tähelepanu tagasi. Ja põhimõtteliselt sa võiksidki tähelepanu nagu kohe tagasi tuua, aga siin vahepeal on sul vaja vastu võtta veel tegelikult otsus. Et otsus, et jah, ma toon oma tähelepanu tagasi. Et niimoodi see käib nagu ringina. Ja kui sa nüüd keskendud, siis see ring toimub hästi palju kordi. Ja kui sul on põnev, et su tähelepanu on justkui nagu iseenesest selle peal, see toimub nii kiiresti, et sa ei märkagi. Et ahah, et sa korraks, sa oled keskendunud millelegi, mis on sul huvitav, kuuled, et teises toas midagi toimub, keegi kolistab seal näiteks, oled kodus nõudega, korraks paned seda tähele, aga tegelikult kõmpsti sul on nii põnev, et see justkui ise tõmbab su tähelepanu sinna tagasi. Aga kui sa pead tegelema asjadega, mis ei ole sinu jaoks võib-olla nii põnevad, aga sul on seda vaja teha, siis on see sinu tahtlik otsus, et jah, ma toon oma tähelepanu siia tagasi, on väga vajalik. Ja see ongi see, mis nõuab väikest pingutust ja võib-olla ka oskust isegi tagasi tuua oma tähelepanu. Ja siin on ka nüüd see hea koht, et kuna siin on vaja oskust, see oskus, keskendumisvõime, see on treenitav. Ja me teemegi täna selle väikese tunni lõpus ühe harjutuse ka, mille abil sa näiteks saad oma keskendumisvõimet parandada. Jah, ühe võimalusena. Ja kui me nüüd räägime sellest, kuidas nutikeskkond mõjutab meie tähelepanu, siis nutikeskkond mõjutab meie tähelepanu selle läbi, et need keskkonnad ongi disainitud selliselt, et nad püüaksid meie tähelepanu. Et meie tähelepanu läheks siia, et see nutikeskkonnas toimuv saaks meie tähelepanu fookuseks. Ja selleks nendes keskkondade arendajad, tarkvara insenerid, kes seal on, teevadki tuhanded inimesed iga päev 8 tundi selleks tööd,
et uurida, mis mõjutab sinu psühholoogiat, sinu tähelepanu, keskendumisvõimet, sinu emotsioone kõige rohkem, et kasutada seda teadmist selleks, et sinu tähelepanu köita. Sest ühelt poolt jah, nad pakuvad meile kui tööriistu, me saame kasutada seda suhtlemiseks, meelelahutuseks, uue info hankimiseks, aga samas nende jaoks on see sissetulekuallikas. Et nemad näitavad meile reklaame, muud informatsiooni, et mida kauem me viibime nutikeskkonnas, seda kasulikum nendele keskkondadele. Seda mõjukamad on nemad. Ja kuidas nad siis meie tähelepanu mõjutavad? On igasugused teavitused näiteks. Jah. Teavituste abil nad justkui tõmbavad meid kogu aeg tagasi sinna näiteks siis Facebook, eks ole, või Instagram, et kas sa oled oma profiilpildile saanud laike või südameid ja kas keegi on kommenteerinud, et sa saad alati selle kohta teavitusi. Ja need teavitused ka omakorda, need on meile justkui nagu väike selline psühholoogiline autasu. Meid on märgatud, me oleme tähele pandud, et me oleme ühendatud endale oluliste inimestega. Aga samal ajal jah, et kui sa ise seda nagu ei märka või lubad sellel toimuda, siis need teavitused võivad katkestada seda, millele sa ise tahtsid keskenduda. Et algselt siis see teavitus tõmbabki su tähelepanu mujale, ja sa ei märka seda justkui. Ja nüüd sa ei saagi teha seda otsust, et ma keskendun tagasi sellele, mis mina valisin ja nüüd saab see nutikeskkonnas toimuv sinu uueks tähelepanu fookuseks. Ja see võib toimuda üsna pikalt, jah, sest näiteks YouTube'is me vaatame filmi midagi, võib-olla näiteks otsime sealt informatsiooni ja järgmine video algab kohe. Et YouTube pakub seda meile automaatselt, seal taga on automaatsed algoritmid, mis seda teevad, et sa jääksidki sinna. Ja? Nii et nutikeskkond võibki öelda, et nutikeskkond on tööriist. Meil on nendest väga palju ka kasu just suhtlemiseks ja informatsiooni hankimiseks ja meelelahutuseks, aga kui me ei pane tähele, kui kaua me seal oleme näiteks ja et kas see, mida me seal teeme, on ikka see, mida me tahame seal teha või on juba nagu läbi nende järgnevate klikkide ja automaatesituste meie tähelepanu läinud hoopis kusagile mujale, siis see ongi see probleem, kuidas nutikeskkond meie tähelepanu mõjutab. Ja, et ta tõmbab kogu aeg seda enda peale läbi erinevate teavituste ja eelkõige just see ajaline maht, mis me seal oleme, et see ei vasta alati meie valikule ja lisaks tuleb ka see, et nutikeskkonnas meie tähelepanu on üsna hüplik, et on üsna vähe aega sellel ühel fookusel, kohe juba natukese aja pärast tekib järgmine, ehk et meie ajus tekib selline pinnapealse lühiajalise keskendumise muster. Jah. Kuid nagu ma ennem ütlesin, me saame oma keskendumisvõimet treenida ja me saame paremini keskenduda läbi selle, kui me õpime märkama seda, kus on meie tähelepanu. Ja selleks ma pakungi sulle praegu välja, et me võime teha ühe vaikuse minutite harjutuse, et sa märkaksid seda protsessi, kuidas sa tähele paned. Ja selleks harjutuseks istu sirgelt, niimoodi, et su mõlemad jalad on toetatud vastu maad. Sa võid oma käed panna endale reite peale ja luba endale seda kogemust, isegi kui võib-olla sa tunned, et see on nii kummaline minu jaoks praegu. Siruta oma selga ja kui sa soovid, siis sa võid silmad kinni panna, aga kui sa seda ei taha, siis lihtsalt näiteks pane oma pilk enda ette kas laua peale või maha, et ta ei hakkaks ekslema.
Ja nüüd too oma tähelepanu enda keha sisse ja hakka märkama, kuidas su keha hingab. Uuri, kus sa hingamist tajud. On see kõhupiirkonnas, rindkeres, ninas. Ja kui sa märkad, et su tähelepanu on hingamiselt läinud millelegi muule, näiteks mõtetele, siis tooda lihtsalt tagasi hingamise jälgimise juurde. Nüüd aga vali välja üks koht enda kehas, kus sa tunned hingamist kõige paremini ja keskendu just sinna, jälgi just selles kohas huvitatult, kuidas su hingamine toimub. Ja jällegi, kui sa märkad, et su tähelepanu on läinud mujale, siis tooda tagasi selles kohas hingamise uurimise juurde. Ja nüüd lase lahti hingamise uurimisest ja märka korraks, kuidas sa ennast praegu tunned, milline su sisemine seisund on. Kas sa oled pigem rahulik või rahutu? Milline oli selle harjutuse mõju sinule? Ja millised siis on soovitused, et kuidas sa saaksid seoses nutimaailmaga paremini keskenduda? Ja mul on sulle 3 soovitust. Kõigepealt teavitused. Kui sul vähegi on võimalik, võtta maha need teavitused, mis ei ole inimestega seotud inimestelt, igasugused rakenduste update'id ja võib-olla mis ei ole nii oluline info sulle. Et siis su tähelepanu tõmmatakse siia mitte enda valitud fookusele vähem. Sest et kui see teavitus on juba tulnud, siis see uudishimu, sellega on väga raske võidelda. Sa pead selleks omakorda rakendama tahet, et mitte minna vaatama, mis teavitus sulle siis nüüd tuli. Teine soovitus on see, et kui sa lähed netti, siis hoia fookust. Et küsi endalt, miks ma lähen sinna? Kui sa lähed just nimelt infot uurima. Et mis on see, mis ma sealt saada tahan? Ja siis, kui sa oled selle endale selgeks teinud, siis näiteks, et sa lähed mingit küsimust uurima, aga siis on sul mõne aja pärast nagu hea küsida, et kas see, millega ma praegu tegelen, on ikka veel see, miks ma sinna alguses läksin. Ja? Et mis on su fookus? Sest et meil tasub arvestada selle nutimaailma fenomeniga, et meie tähelepanu muudkui püütakse ja see on väga võimas mehhanism. Aga alati me ei lähe nutimaailma otsima mingit informatsiooni või meil ei olegi kindlat fookust, et me sageli ju lähemegi suhtlema, lähemegi meelt lahutama ja kui sa seda teed, et see on su eesmärk, miks sa nutiseadmesse lähed, siis ma soovitan, et mõtle enda jaoks ennem välja ajalimiit, aeg. Kui kaua sa tahad sellele pühenduda? Tavaliselt see aeg läheb üle, ma olen ise seda nagu enda juures ka märganud, et ma arvan, et tahan 15 minutit, aga tekibki see automaatne tähelepanu hoidmine siin ja läheb pikemaks, aga kui sa vähemalt ennem oled selle enda jaoks kindlaks määranud, nagu läbi mõtelnud, et see on võib-olla pool tundi, siis võib-olla 45 minuti pealt sa nagu näed, et et see on rohkem, kui ma tegelikult tahtsin, et teised asjad ei jääks tegemata, mida on vaja teha ja mida sa valid teha. Ja.
ja võib-olla üks mõte veel, et püüa oma nutielu tasakaalustada päris eluga, et sa suhtleksid inimestega päriselt, mitte ainult läbi seadmete ja et päris elust osa võtta. Ja nüüd vaatame küsimusi, mis meile on tulnud. Esimene küsimus on tulnud Pärnu Ülejõe põhikoolist, 7. B-klassist ja küsimus kõlab, et kuidas keskenduda asjadele, mis sulle ei meeldi. Sellistele asjadele, mis sulle ei meeldi, ongi raske keskenduda, aga sa saad keskenduda samamoodi, et kui sa märkad, et su tähelepanu läks mujale, sa pead tegema selle otsuse. Ja see otsus võib olla pingutav. Ja? Aga kui sa harjutad seda, siis on seda järjest lihtsam teha. Ja meid mõjutab väga igavuse tunne. Me tahame igavuse tunde eest nagu ära põgeneda. Et me justkui nagu vajame seda mõnutunnet ja nutimaailmast me saame seda mõnutunnet väga kergesti. Et kui sa pead keskenduma millelegi, mis sulle ei meeldi, siis kuna see pingutus, see tahe, mida sinna taha on vaja panna, on justkui nagu limiteeritud, siis võib-olla sa võid kasutada ka seda nõksu, et sa teed korraga vähe, aga annad täis tähelepanu sellele, ja mõne aja pärast sa kordad uuesti, et sa võid jagada selle ülesandega juppideks. Ja? Aga et sa ei vihverda mitme asja vahel, et sedasi on raskem keskenduda. Järgmine küsimus on, kas teie kasutate ka nutitelefoni liiga palju? Vahel küll ja ma märkan seda mõju ja siis nii on. Kuid mind on ennast see ring aidanud, et ma tean, et mina pean selle otsuse tegema. Ja vahel on sellest väga raske välja tulla, sest et kui on juba tekkinud see mingi mõnureaktsioon või nagu sõltuvusreaktsioon, kuid kuna ma tean, et see nii toimib, siis see aitab mul ikkagi välja tulla. Nii et tasub panna tähele, kus on meie tähelepanu. Ja viimane küsimus, mida me jõuame praegu vastata, on see, mida teha, kui klassis teised ei keskendu ja segavad minu keskendumist. Kui teised klassis ei keskendu, siis neid objekte, helisid ja asju, millele su tähelepanu võib minna, on palju rohkem, ja? Kui siis, kui on keskendunud meeleolu. Ehk et kuid ideaalset vaikust või ideaalset keskkonda meil ei ole tegelikult mitte kunagi. Et kui sina tahad keskenduda, siis on ikkagi see, et sa pead rakendama oma isiklikku tahet, isiklikku otsust, et sa keskendud sellele, et sa saad tuua järjest ja järjest tähelepanu tagasi sellele, mida sina tahad, isegi kui see on raske. Ja loomulikult siis väsib ja see ei ole nii lihtne, aga ainult nii see ongi võimalik, et ikka ja jälle tood tähelepanu tagasi sellele, millele sina valid keskenduda. Ja. Aitäh kuulamast!